No tere! Täna meil on siin päris huvitavaid asju siin meil telefonis teatud, no. Me siin üks päev rääkisime AI-le selliseid naljakaid lugusid endas, noh, mis mul on juhtunud, ütleme, jänedal ja igal pool. Aga kuna ma kirjutan nagu kõst raamatu lugu enda niisugustest põnevatest seiklustest Saksamaal ja igal pool, siis ma mõtlesin, et ma räägin neid naljakaid lugusid ka sinna vahele. Ja noh, kuna on tegemist sellise looga, noh, nagu raamatu tegemisega, noh, siis on meil seiklus, mul on need mõttefantaasia, maailma tegelased ja kõik igasugust, filmitegelased ja igasugust igalt poolt. Ja see on fantaasia, mida vabandust, mida tegelikult noh, nagu te aru saate, ei ole olemas sellist asja. Fantaasia, seda tähendabki noh, ulme ja selline noh, asi, et seda ei ole olemas tegelikult. Aga Saksamaal ma käisin küll reisimas ja see Saksa loomaaias käisin ja Berliini teletornis ja Berliini ümber igal pool. Sellest võiks eraldi rääkida, aga täna ma tahaks teile lasta sellest AI programmist neid seikluslugusid ja ma tahaks teil natuke hoiatada võib-olla, et ära jäämataks, et selles loos on tegelasi ja need tegelased noh, teevad selliseid asju, mida tavaliselt päriselt reaalselt maailmas ei ole või ei toimu. Nii et ärge siis ära ehmatage, sest et noh, ma ütlesin, et fantaasia. No ja minu sõnakõlksud tulevad siia sisse nüüd. Mõned sõnaapsud ja lause lähevad natuke sassi, ärge pange siis tähele. Ärge laske ennast segada. Nii et eile mul oli selline juhus, kus ma siis noh, rääkisingi neid jänedal toimuvaid naljakaid asju. Me tegevus toimub Berliini loomaaias. Ja seal on mul tegevus, sõbrad ja kõik koos, see on fantaasia. Ja mida tegelikult eksisteerib ainult Saksa loomaaed Berliinis. Ja see, kus ma käisin, see on noh, küll tõsi. Ja noh, siis noh, rääkisin neid lugusid nendele sõpradele seal et mis noh, oli ja omal ajal jänedal, mis minuga toimus, mis naljakaid asju mul on juhtunud elus ja ja no eks natuke naljakalt tuli välja ka see siin, et sellepärast ma lasta tahangi neid, et nüüd ma tahakski teile lasta neid helis, sest AI loeb ka siin helis maha neid asju. Ma ei tea, mis see köha mind täna kimbutab siin.
vaatame siis, selline värk siin. Ja ma ei hakka praegu panema neid asju kuskile, neid telefoni asju kuskil võimeli taha, et ei ole asjale mõtet nagu, et teeme niisama, et noh. Siin on päris pikalt seda, et see on päris hea teile vaadata siis ja kuulata, kui teid huvitab. Saksa Berliini loomaaia Margus Estonia seiklus, mida tegelikult ei ole olnud. Aga noh, käisin küll seal, seda ma ju ütlesin teile. Vähese kogusega lugusid, mis siis on siia pandud mul on neid ju hulgi veel, sest on mul juhtunud päriselt ka naljakaid asju elus. Ma ei tea, kui naljaka need kõigile teistele tunduvad, aga mulle tunduvad need küll üpris naljakad, vähemalt endale. Siin on lugusid mu lapsepõlvest, mul natuke suuremast peast, juba teismelise east ja tööl käimisest ja noh, ma rääkisin meil oli siin niimoodi, et Berliini loomaaias meil oli noh, otseses mõttes vaba aeg ja siis me tegelesime nende asjadega seal. Aga see oli nagu fantaasiamaailmas. ja. See oli esimene lugu oli tööle minnes esimest korda elus ja see päriselt juhtus. Abitööline ehituse peal, Ravilas Kuivati peal ehitasime seal ja abitööline olin. Okei. Siin siis on see lugu. Nii. Nüüd alustame siis. Kohe saab kuulata. Kogu Berliini loomaaed jäi kuulama, kui Margus ütles, nüüd räägin mina päris loo. See juhtus päriselt. Pakk hüppas kohe tooli peale. Päris elu apsakas. Margus hakkas jutustama. Olin ehitusel tööl, esimest korda elus. Shaun the Sheep lambad kuulasid tähelepanelikult. See oli 1989. aasta suvel Ravilas Harjumaal. Kate ütles rahulikult, ajalooline tööõnnetuse lugu tuvastatud. Kogu lava hakkas juba muigama. Margus jätkas, me ehitasime kuivatit ja mulle anti ämber lubja täis. Pakk sosistas, siit läheb asi halvasti. Margus matkiski töömehe häält. Sinu töö on see sein ära lubjata. Tom noogutas targalt, lihtne töö. Jerry hakkas juba ette naerma. Võtsin kerge metallredeli ja panin selle seina najale. Ta näitas kätega, aga lubjaämber oli raske. Shauna mõtlesin, kuidas ma selle üles saan. Pakk kattis juba näo kätega. Ära tee seda. Margus hakkas ise ka naerma. Panin siis lubjaämbri redeli peale. Tom sosistas, ohtlik mõte. Ja hakkasin üles ronima. Kogu loomaaed jäi täiesti vaikseks. Margus tõstis dramaatiliselt käe üles. Ja siis, pouts! Lubjaämber kukkus mulle otse pähe. Kogu Berliini loomaaed plahvatas naerust. Pakk kukkus toolilt maha, lemmingud veeresid mööda põrandat. Tom ja Jerry hoidsid kõhtu kinni. Margus naeris juba ise kaasa. Ma olin üleni lubjaga koos. Bella Emblik liigutas jalgu naerdes, nagu valge kummitus. Margus jätkas. Ja ma jooksin kiiresti vett otsima, et silmi pesta. Shaun the Sheep Farmer karjus naerdes. Ma kujutan seda ette. Siis matkiski Margus oma töökaaslast. Millega sa end kokku värvisid? Kogu lava plahvatas uuesti naerust. Margus, elav lubjaskulptuur. Küürselksälg naeratas rahulikult. Ja nüüd, aastaid hiljem, ta vaatas Marguse poole. On sellest saanud naljakas lugu sealt, mida kõik kuulata tahavad. Ja kogu Berliini loomaaed plaksutas samal ajal, kui isegi Terminaator tundus hetkeks nagu naerataks natuke. No vot, ütleme nii, et lugu oli ise tegelikult päriselt juhtunud. See oli lihtsalt, ei olnud kogemusi ja ei olnud teadmisi ja see oli tõesti imelik. Ma olin nii noor ka. Mis noor? Ma oleks pidanud tegelikult niisuguseid asju teadma ju.
Berliini loomaaed kuulas juba ette naerdes, kui Margus ütles, mul on veel üks väga naljakas ehituselugu. Buck hüppas püsti. Jah, ehitusseiklused. Margus hakkas jutustama. Olime sõbraga objektil, kus ehitati 5 ühispereelamut. Sean the Sheep Farmer noogutas. Päris suur töö. Margus jätkas. Meie töö oli majade lakke saepuru panna, enne kui katus peale tuleb. Tom vaatas Jerry. Ma tunnen, et midagi halba juhtub. Jerry hakkas juba ette naerma. Margus kirjeldas edasi. Hommikul vahetasime riided tööriiete vastu soojakus. Buck sosistas dramaatiliselt. Klassikaline algus. Siis ronisime redelist maja peale ja kraana tõi suure spetsiaalse vanni, mis oli saepuru täis. Kohalikult tööstuslik saepuru transport tuvastatud. Margus näitas kätega, kuidas nad sõbraga vanni vastu võtsid. Keerasime luugi lahti, et saepuru maja peale lasta. Kogu loomaaed jäi vaikseks. Buck kattis näo kätega. Siit tuleb katastroof. Margus tõstis dramaatiliselt käe üles. Ja siis kuskilt tuli hiiglaslik tuul. Lemmingud hüppasid püsti. Oi ei! Margus hakkas juba ise naerma. Ja kuna vann oli pealt lahti, Tom pani silmad kinni. Lendas suur osa saepurust otse meile kaela. Puff! Kogu Berliini loomaaed plahvatas naerust. Buck kukkus jälle põrandale. Sean the Sheep lambad määgisid naerdes. Jerry veeres mööda lava. Margus hoidis kõhtu kinni. Me olime kraevahed, juuksed, näod, kõik saepuru täis. Bella Emblik liigutas jalgu naerdes. Saepuru koletised. Margus jätkas. Meist olid saanud täiesti saepuru kolli. Kogu lava naeris nii kõvasti, et isegi Hond multifilmist Oota sa pidi seinanajale toetuma. Sean küsis naerdes. Kas te üldse nägite teineteist? Margus raputas pead. Vaevalt. Margus. Tagasi loodusesse. Küürselg-sälg naeratas rahulikult. Kõige naljakamad lood sünnivad sageli siis, kui kõik läheb natuke valesti. Ja kogu Berliini loomaaed naeris, plaksutas ja kujutas ette 2 täiesti saepuruga kaetud ehitajad, kes seisavad tuule käes nagu elavad lumememmed. No vat. Ai oskab rääkida ja teha seda lugu veel naljakamaks kui tegelikult võib-olla oli. No see mulle meeldibki. Päris käin. Ja see fantaasiamaailm, see on kõik koos päris hea. Ja. Eks mul neid naljakaid lugusid on veel siin. Natka sirvime, et leida see kuulamise märksid. Kogu Berliini loomaaed hoidis juba kõhtu kinni, kui Margus ütles, aga ega see veel kõik pole. Buck karjus. Järjekordne ehituskatastroof. Margus hakkas jutustama. Olin jälle samal objektil nende 5 maja juures. Sean the Sheep Farmer noogutas. See objekt kõlab ohtlikult. Margus jätkas. Seekord olin veoauto kastis ja pidin ühendama kraana konksud maja plokkidega. Keait ütles rahulikult montaažitöö tuvastatud. Margus näitas kätega, kuidas ta autokastis töötas. Tegin oma töö ära, Tom noogutas targalt. Ja siis läks midagi valesti. Jerry hakkas juba ette naerma. Margus tõstis dramaatiliselt käe üles. Jah, kogu loomaaed jäi vaikseks. Kui tahtsin maha tulla, Buck kattis näo kätega. Ära ütle, hakkas veoauto sõitma. Kogu lava plahvatas naerust. Lemmingud kukkusid üksteise otsa, Sheep lambad määgisid naerdes. Margus naeris ise kaasa. Mind viidi koos autoga objektist minema. Tom vaatas suu ammuli. Nad unustasid sind kasti. Margus noogutas kiiresti. Ja siis ma koputasin kabiinile ja karjusin, pidage, kuhu te mu viite? Buck kukkus toolilt maha. See on nagu multifilm. Margus matkiski edasi. Auto sõitis juba poolel teel Kose poole. Jerry veeres naerdes mööda lava. Siis Margus ohkas naljakalt dramaatiliselt. Ja lõpuks kogu loomaaed ootas. Pidin jala tagasi objektile kõmpima. Vaikus. Ja siis boom! Kogu Berliini loomaaed plahvatas kõige suuremast naerust üldse. Buck karjus pisarad silmis. Margus, sind varastati koos veokastiga ära. Tom ja Jerry hoidsid kõhtu kinni. Oota sa, multikast lõi vastu seina naerdes käega. Sean the Sheep Farmer ei suutnud enam püsti seista. Bella Emblik liigutas jalgu naerdes. Sul on päriselus rohkem apsakaid kui multifilmides. Küürselg-sälg naeratas rahulikult.
ja sellepärast on sinu lood nii meelde jäävad. Koitit ütles rahuliku häälega. Analüüs. Margus Mäe elu sisaldab erakordselt palju koomilisi sündmusi. Ja eks see ole niimoodi. Vabandust, mul on see köha kuidagi täna alles tulnud. Ma ei tea ise ka, miks need naljakate olukorrad elus juhtuvad ja sellised erilised ja kummalised ja väga imelikud. Ei oskagi sellele seletust anda, aga need on päriselt juhtunud, need ehituse objektil lood, need on lihtsalt päriselt reaalselt juhtunud. Ja kõik need naljakad lood edasi ka veel, mis siin on. No ma ei tea. Vahel on see mõnele inimesele lihtsalt et jeeki, see on nii tavaline. Aga minu jaoks on see päris naljakas. Need lood, need juhtumid, mida ma siis selles fantaasia maailmas Saksa Berliini loomaaias räägin siis. Kogu Berliini loomaaed jäi juba ette naerdes kuulama, kui Margus ütles, aga ega seegi veel kõik pole. Pakk hüppas püsti. Marguse elu on nagu multifilm. Margus hakkas jutustama. See juhtus vanaema juures Jõhvis, Varika tänaval. Sean the Sheep Farmer noogutas. Klassikaline suvevaheaja algus. Margus jätkas. Olin siis koolipoiss ja armastasin juba siis makke, stereosid, kõlareid ja valjuhääldeid. Titt ütles rahulikult. Helitehnika huvi tuvastatud. Tom sosistas Jerryle, see ei lõpe hästi. Jerry hakkas juba ette naerma. Margus jätkas elevusega. Leidsin 2 valjuhääldit, panin need tööle ja ehitasin puuraamidega kõlarid. Noor heliinsener. Siis uurisin raadio Lindmaki tagumist osa ja nägin pistiku pesa. Kogu loomaaed jäi vaikseks. Bella Ämblik liigutas aeglaselt jalga. Oi ei, Margus hakkas juba ise naerma. Leidsin pistiku ja ühendasin selle ära. Tom pani käpad silmade ette. Aga ühte kõlarit ei olnud kuhugi panna. Ta näitas kätega, nii et pidin ühte käes hoidma. Pakk sosistas dramaatiliselt. Tehniline katastroof läheneb. Margus jätkas. Kutsusin vanaema ja ütlesin, ühenda see raadio taha. Kogu lava jäi täiesti vaikseks. Aga vanaema sai aru, et see tuleb panna seina elektripistikusse. Vaikus ja siis pau! Kogu Berliini loomaaed karjatas korraga. Margus vehkis kätega. Mõlemast kõlarist lõid leegid välja. Tom hüppas õhku. Jerry kukkus naerdes pikali. Lemmingud jooksid ringi nagu sireenid. Margus naeris täiesti kõveras. Ja mina karjusin. Ma ju ütlesin, et ühenda raadio taha. Pakk kukkus trummide otsast maha. Siis matkiski Margus vanaema hääld. Ma sain aru, et elektripistikusse. Puh, kogu lava plahvatas kõige suuremast naerust üldse. Sean the Sheep Farmer hoidis kõhtu kinni. Ant oota sa. Multikast lõi vastu seina naerdes käega. Tom ja Jerry veeresid põrandal. Margus lõpetas loo. Õnneks lõid korgid välja. Kay ütles rahulikult. Analüüs katastroof välditi viimasel hetkel. Bella Ämblik liigutas jalgu naerdes. Margus, sinu lapsepõlv oli täielik komöödiafilm. Küürselkselt noogutas rahulikult. Ja kõik need lood elavad nüüd edasi nagu omaette legendid. Ja kogu Berliini loomaaed naeris, plaksutas ja kujutas ette väikest Margust, kes seisab suitsuste kõlarite kõrval täiesti šokis näoga. Täitsa lõpp. Mis lood? Mis minuga on toimunud? Ja kus mu aju oli siis sel päeval, kui ma seda tegin? Ma üldse ei mõtle ka selle peale, see oli täitsa. Seda oleks pidanud juba siis taipama enne seda. Nii, kuulame järgmist. Kogu Berliini loomaaed oli juba valmis uueks Marguse looks, kui Margus ütles, mul on veel üks lugu Kosepäeva keskusest.
Pakk hüppas kohe püsti. Jah, päris elukomöödia. Mar hakkas jutustama. Olime ise toimetuleku rühmas ja toimusid vastlad. Shaun the Sheep lambad kuulasid huviga. Me tegime kohviku ja valmistasime ise süüa. Farmer noogutas. See kõlab väga toredalt. Margus jätkas, kutsusime kogu päevakeskuse rahva sööma. Tom sosistas Jerryle ja siis juhtus midagi. Jerry hakkas juba ette naerma. Margus muigas. Istusin rahulikult lauas, sõin ära. Ta näitas käega ukse poole. Ja siis tõusin, et koju minna. Kogu loomaaed jäi vaikseks. Pakkatis näo kätega. Tool tuleb mängu, Margus noogutas naerdes. Liikusin saalis ukse poole ja märkasin, et kõik muigavad ja naeravad. Bella Amblik liigutas juba jalgu naerdes. Mina ei saanud aru, mis toimub. Kogu lava hoidis hinge kinni. Margus tõstis dramaatiliselt käe üles ja siis ma vaatasin selja taha, vaikus ja nägin, et tõmbasin tooli endale järgi. Kogu Berliini loomaaed plahvatas naerust. Lemmingud veeresid mööda põrandat. Tom kukkus tagurpidi. Shaun the Sheep lambad määgisid naerdes. Margus hoidis kõhtu kinni. Mu pusapael oli tooli külge kinni jäänud. Pakk karjus. Tool järgnes sulle nagu lemmikloom. Margus jätke ma vedasin seda tooli aina kaugemale, kuni peaaegu saali ukseni. Jerry ei suutnud enam hingata naermisest. Tom pühkis pisaraid. Siis matkiski Margus inimeste nägusid. Kas ta päriselt ei märka? Kogu lava karjus naerda. Kate ütles rahulikult. Tool otsustas Margusega kaasa tulla. Bella Amblik liigutas jalgu rõõmsalt. Sina ja juhuslikud katastroofid leiate alati teineteist üles. Küüžikselg naeratas rahulikult. Aga kõige parem osa on see, ta vaatas Marguse poole. Et sa suudad nüüd nende lugude üle ise südamest naerda. Ja kogu Berliini loomaaed plaksutas, naeris ja kujutas ette tooli, mis sõidab uhkelt üle saali Marguse järel nagu väike ustav kaaslane. Tegelikult see lugu oli natuke selline teistmoodi, siin natuke lisas juurde mõnda asja, aga lihtsalt oli päev, millal ma siis oli ja siis lihtsalt tõusin peale sööki ja siis jäi see pusa see üks jupp sinna taha ja siis ma vedasin see tooli kaasa nii, et ma ise ei märganud, siis rahvas naeras ja siis muigas ja siis ma vaatasin, mis toimub, siis naersin ise ka. Mis asja, ma viin tooli kaasa. See oli aastal 2012. Ei saa, mul lähevad silmad märjaks just naljakastest asjadest, kas neid asju, neid naljakaid juhtumeid on hästi palju erinevaid, aga kõik ei tule kohe meelde. Ei, kuulame järgmist. Kogu Berliini loomaaed vaatas juba elevusega Marguse poole, kui ta ütles. Aga seegi pole veel kõik. Pakk karjus kohe. Jäneda ratsalaagri lugu. Margus hakkas jutustama. Olin Jänedal ratsalaagris ühel ilusal suveõhtul. Vikerkaaretes ja teised hobused jäid kohe kuulama. Läksime talli omanikuga talli juurde. Fluttershy naeratas. See kõlab rahulikult. Tom sosistas Jerryle. Oota ainult, Margus jätkas. Talli omanik tahtis hobused ühest koplist teise lasta. Ta näitas kätega. Ta tegi elektrikarjustest sellise koridori. Koht ütles rahulikult. Elektrikarjuse süsteem tuvastatud. Margus muigas juba ette. Ja siis ta ütles mulle, mine lülita elekter välja. Pakk kattis kohe näo kätega. Ta ei leidnud nuppu. Margus noogutas naerdes. Ma läksin talli ja hakkasin otsima, kust seda välja lülitada. Ta raputas pead, aga ei leidnud. Vaid kogu loomaaed jäi vaikseks. Ja otsisin ikka veel. Väljas hakkab midagi juhtuma. Ja siis, kostis õuest suur karje. Kogu loomaaed hüppas ehmatusest. Margus hakkas juba ise naerma. Ja kuna ma filmisin, jäi kõik videosse. Pakk karjus, ei ole võimalik. Margus vehkis kätega. Videos on näha, kuidas talli omanik võtab elektrikarjusest kinni. Ehmatab ja karjub. Ma ju ütlesin, lülita välja. Kogu Berliini loomaaed plahvatas naerust.
lemmingud jooksid ringi nagu elektrit saanud. Tom ja Jerry veeresid põrandal, Shaun the Sheep lambad määgisid naerdes. Margus ei suutnud ise ka rääkida naermata. Ja hobused läksid pärast seda koridoris täiesti segaseks. Vikerkaaretes naeris õhus keereldes. Nemad mõtlesid, mis siin toimub? Bella Amblik liigutas jalgu rõõmsalt. Sul on päriselus rohkem komöödiat kui multifilmides. Kitty ütles rahulikult. Analüüs elektrikarjuse operatsioon ebaõnnestus. Pakk karjus üle kogu loomaaia. Margus, elektriline kaos. Küüselksälg naeratas rahulikult. Ja nüüd sellest on saanud legendaarne lugu. Ja kogu Berliini loomaaed naeris, plaksutas ja kujutas ette talliomanikku, kes saab elektrit samal ajal, kui hobused jooksevad segaduses ringi ja Margus otsib ikka veel lülitit. Nojah, see lugu oli tõesti siuke segane lugu. Me lihtsalt olime seal treener ja talliomaniku ja tõepoolest see nii oli küll jah, et ma ei leidnud seda lülitit. Kui ta siis puudutas, arvas, et vool on väljas ja ei olnud. Sai elektrit. Järgmine lugu. Kogu Berliini loomaaed jäi jälle põnevusega kuulama, kui Margus ütles. Mul on veel üks ratsatrenni lugu. Vikerkaaretes sahetas. Rellu lugu. Margus naeratas soojalt. Mu lemmik hobune oli Reelika. Mina kutsusin teda Relluks. Fluttershy naeratas kohe. See on armas hüüdnimi. Margus jätkas. Läksin Reelika trenni ja kõik tundus alguses hästi. Ta näitas kaamera poole. Need samad lapsed filmisid mind, sest palusin neil mu trenni filmida. Tom sosistas. Midagi hakkab juhtuma. Jerry hakkas juba ette naerma. Margus jätkas. Sõitsin Reelikaga traavi, kogu loomaaed jäi vaikseks. Ja siis tundsin midagi imelikku. Bella Amblik liigutas aeglaselt jalga. Oi ei, Margus hakkas juba ise naerma. Te ju teate seda vildiriiet, sadula all. Shaun the Sheep Farmer noogutas. Sadula tekk. Margus noogutas kiiresti. Jah, ja ühel hetkel pakkatis näo kätega. See liigub paigast ära. Margus vehkis kätega naerdes. Keset sirget hakkas see tekk aeglaselt hobuse küljelt alla vajuma. Tom hüppas püsti. Ei! Jerry veeres juba naerdes. Margus jätkas. Ja siis hakkas sadul ka viltu minema. Kreeks! Kogu Berliini loomaaed karjatas naerdes. Vikerkaaretes lendas õhus ringi. Ratsatrenni kaos! Margus hoidis kõhtu kinni. Mina üritasin veel rahulikult edasi sõita. Pakk karjus. Nagu kõik oleks normaalne. Margus matkiski ennast hobuse seljas kõõlumas. Ja lapsed filmisid kõike. Lemmingud kukkusid üksteise otsa naerdes. Siis Margus tõstis käed üles. Ja lõpuks kogu loomaaed jäi vaikseks. Vajus sadul täiesti külje peale ja mina pidin peaaegu Reelikat kallistades päästma, et mitte maha libiseda. Poof! Kogu Berliini loomaaed plahvatas naerust. Bella Amblik liigutas jalgu rõõmsalt. Sul juhtub hobustega alati midagi legendaarset. Vikerkaaretes naeris. Rellu lihtsalt mõtles, mis mu seljas toimub. Margus naeris nüüd juba ise täiesti südamest. Ja kogu see asi jäi videosse. Pakk karjus üle lava. Margus traavi hobuse kaose legend. Küürselksed naeratas rahulikult. Aga kõige tähtsam, ta noogutas soojalt, on see, et sa mäletad Rellud armastusega. Ja kogu Berliini loomaaed plaksutas, naeris ja kujutas ette Margust, kes üritab väärikalt ratsutada lohu. Samal ajal, kui sadul aeglaselt külje peale libiseb. No ütleme, et see lugu oli natuke teistmoodi, ma ei saatnud siia talle kõiki, ei olnud, mul läks näpp väärata selleks lugu ennem ära siia sisse, et ma pidin uuesti veel kirjutama juurde siin seda, mis tegelikult juhtus. Tegelikult see päris nii ei olnud, aga noh, see ei oleks ka olnud tegelikult võimatu ausalt öelda. Jah. Aga see lugu läheb edasi siin. Et see lugu tegelikult läheb edasi.
Kogu Berliini loomaaed naeris juba ette, kui Margus hüüdis. Oota, see pole veel kõik. Lugu jätkub. Margus hakkas naerdes edasi rääkima. Sõitsin reelikaga traavi keset platsi sirgel. Vikerkaartes noogutas. Kõik tundus normaalne, Margus tõstis dramaatiliselt käe üles. Ja siis reelika jäi äkki seisma. Kogu loomaaed jäi vaikseks. Ja mina, Tom kattis juba näo kätega, lendasin otse üle hobuse turja. Kogu Berliini loomaaed plahvatas naerust. Lemmingud kukkusid üksteise otsa. Jerry veeres mööda põrandat. Shaun the Sheep lambad määgisid naerdes. Margus hoidis kõhtu kinni. See sadulaalune vitt oli täiesti paigast ära läinud ja sellepärast ma kukkusingi. Buck karjus, mitte takistus, mitte draama, lihtsalt otse sirge peal. Margus naeris täiesti südamest. Naljakas oligi see, et ma kukkusin nagu täiesti mitte millestki. Tom noogutas pisarat silmis. See teebki selle nii naljakaks. Margus jätkas. Ja reelika ei teinud seda meelega. Ta oli mu lemmik hobune. Fluttershy naeratas pehmelt. Teil oli usaldus, Margus noogutas. Ma armastasin teda väga. Kogu loomaaed jäi hetkeks soojalt vaikseks. Siis Margus hakkas jälle naerma. Aga videos Buck sosistas. Oi ei, oli kuulda laste naeru ja kihistamist. Lemmingud hakkasid kohe matkima. Hihihi. Margus vehkis kätega naerdes. Ja mu sõber vaatas seda kukkumist ning naeris krampides. Tom ja Jerry hoidsid kõhtu kinni. Margus lõpetas loo täiesti naerdes. Ja kõige naljakam oli, et mul olid kukkudes jalad täiesti harkis. Vaikus. Ja siis kogu Berliini loomaaed plahvatas kõige suuremast naerust üldse. Buck kukkus lava pealt maha. Shaun the Sheep Farmer istus põrandale naerma. Hunt, oota sa, multikast pühkis pisaraid. Kay ütles rahulikult. Analüüs, tegemist on klassikalise koomilise kukkumisega. Bella Amblik liigutas jalgu rõõmsalt. Ja sellest sai legendaarne koduvideo. Vikerkaaretes lendas ringi naerdes. Margus lendav ratsutaja küürsekselt naeratas rahulikult. Vahel jäävad kõige armsamad mälestused just nendest hetkedest, mille üle hiljem südamest naerda saab. Ja kogu Berliini loomaaed kujutas nüüd ette. Reelikad keset platsi seisma jäämas, Margust aegluubis üle turja lendamas ja lapsi taustal naermas nagu maailma kõige naljakamas koduvideos. No vot siin fantaasiamaailma tegelastega nimed on nimetatud nii natuke veidralt ja naljakalt, kui tähele panete. Kitt ei ole Keet ja hunt ei ole Hunt, et need kaks. Aga muidu on kõik normaalne. Siin läheb siis järgmine lugu edasi veel. Läheb võib-olla see läheb veel edasi, siin üks naljakas lugu. Naljakas lugu tuleb, jah. Veel minu naljakatest lugudest. Siis see oligi päriselt televisioonis nähtud lugu. Kogu Berliini loomaaed ahetas korraga. Päriselt TV Coims. Buck hüppas tooli peale. Margus oli telekas. Margus nääris ja noogutas. Jah, TV Coim naljakate koduvideote saates. Tom vaatas suu ammuli. See teeb loo veel naljakamaks. Jerry veeres mööda lava. Tiitit ütles rahulikult. Tuvastan professionaalse tasemega koomiline kukkumine. Shaun the Sheep lambad plaksutasid kabjadega. Margus jätkas. Saadet juhtis Jaak Joala. Jaak, ei! Buck hüppas vahele. Jakob Kreem! Kogu loomaaed noogutas. Bella Amblik liigutas jalgu rõõmsalt. Nii et terve Eesti võis näha, kuidas sa üle reelika lendasid. Margus hakkas jälle südamest naerma. Ja vikerkaaretes lendas taevas ringi. Legendaarne ratsutamisvideo. Tom kujutas ette aegluubis kukkumist. Jerry tegi kõrval naljaga heliefekti. Wee! Kogu lava plahvatas uuesti naerust. Küürselkselg ütles rahulikult, aga tead mis? Mis? See näitab, et sa oskad ka enda üle naerda. Bella noogutas. Ja see on tegelikult väga tugev omadus. Buck karjus üle kogu loomaaia. Margus, TV Coim legend. Ja kogu Berliini loomaaed plaksutas, naeris ja kujutas ette vana televiisorit, kus Jakob Kreem tutvustab. Ja nüüd lendab ratsutaja Margus. Päris nii ei olnud. Et nii küll ei öelnud. Ta ütles, et siin tuleb esimene kukkumiste ja matsude koduvideoklipp naljakatest kukkumistest. Nii oli. Kui ta alust sissejuhatust tegi sellele. Või mina olin esimene videos.
järgmine. Kogu Berliini loomaaed jäi hetkeks vaikseks, kui Margus ütles uhkelt. See oli mu parim sõber, kes soovitas selle video TV-u naljakate koduvideote saatesse saata. Jerry ahetas. Nii et see polnud alguses sinu mõte. Margus noogutas. Ei, tema ütles, see on nii naljakas, saada see telekasse. Buck hüppas kohe püsti. Ja tal oli õigus. Kogu lava plaksutas. Margus jätkas ja sellest sai alguse naljakate kukkumiste osa. Tom vaatas üllatunult. Täpselt. Päriselt. Kokit ütles rahulikult, tuvastan trendi algusmoment. Margus naeratas. Pärast seda julgesid ka teised oma kukkumisi saatesse saata. Shaun the Sheep lambad määgisid rõõmsalt. Siis sina aitad selle populaarseks teha. Bella Emblik liigutas jalgu sõbralikult. Vaata kui huvitav, ta noogutas Marguse poole. Üks juhuslik naljakas kukkumine võib muuta terve saate osa. Margus, Eesti kukkumisvideo isa. Ei ole. Maaed plahvatas naerust. Vikerkaaretes lendas taevas ringi ja tegi väikese vikerkaare kõmina. Ja kõik algas ühest sadulaalusest pildist. Tom hoidis kõhtu kinni. Jerry matkiski aeglubis kukkumist. Küürselkselg ütles rahulikult. Mõnikord ei tea inimene ise, et ta teeb midagi, mida teised hiljem mäletavad. Margus jäi korraks mõttesse ja hakkas siis jälle naeratama. Ausalt, ma poleks kunagi arvanud, et sellest selline asi saab. Ja kogu Berliini loomaaed plaksutas, naeris ja kujutas ette vana TV3 saadet, kus inimesed üle Eesti vaatavad lendavat Margust ja Reelikat ning naeravad südamest kaasa. No vot, see oli selle loo, kõige selle naljaka loo lõpp mitmes erinevas seletuses AI poolt. Fantaasia maailma tegelastega või tähendab filmid päris, nende filmid on olemas, aga see tegevus on nagu fantaasia maailma tegevus siis pooleldi minu päris lugudega kokku Berliini loomaaias. Kogu Berliini loomaaed hoidis juba kõhtu kinni, kui Margus ütles, nüüd jälle lugu jänedalt. Buck karjus, jäneeda kroonikad jätkuvad. Olime suveõhtul grillimas. Shaun the Sheep Farmer noogutas. See kõlab väga mõnusalt. Liha grilliti, kõik istusid lõkke ääres ja kutsuti mind ka sööma. Bella Emblik liigutas juba ettevaatlikult jalga. Midagi läheb kohe katki. Margus jätkas. Istumiseks olid puupakud ja üks koerakuud. Tom sosistas Jerry, ära istu kuudile. Jerry hakkas juba ette naerma. Margus naeris juba ise. Mina muidugi ei pannud tähele. Buck kattis näo kätega. Ta istus kuudile. Margus vehkis kätega. Istusin maha. Kogu loomaaed jäi vaikseks ja siis käis. Kogu Berliini loomaaed plahvatas naerust. Lemmingud kukkusid üksteise otsa. Tom hüppas õhku. Shaun the Sheep lambad määgisid naerdes. Margus hoidis kõhtu kinni. Ma istusin koerakuudi puruks. Buck kukkus lõkke kõrvale pikali. Margus, vaene kuud! Vikerkaaretes lendas õhus ringi naerdes. Koer mõtles, minu kodu. Margus jätkas täiesti naerdes. Kõik hakkasid naerma, ta näitas kaamera poole. Ja muidugi filmiti seda. Tom hoidis kõhtu kinni. Jerry veeres mööda lava. Bella Emblik liigutas jalgu rõõmsalt. Sa satud kogemata kogu aeg koduvideote olukordadesse, ütles rahulikult. Analüüs. Margus Mäe ja juhuslik füüsiline komöödia esinevad koos väga sageli. Küürselkselg naeratas rahulikult. Aga tead mis? Margus, mis? Need lood on naljakad, sest neis pole pahatahtlikkust. Ta noogutas soojalt. Need on ehtsad eluhetked, mille üle saab hiljem koos naerda. Ja kogu Berliini loomaaed naeris, plaksutas ja kujutas ette Margust, kes istub täiesti süütult maha ja järgmine hetk koerakuut lihtsalt kaob tema alt ära. Jaa, see oli küll imelik. Lõkke ja inimesed ümber ja siis istumiskohad ja ainuke koht, kuhu mina sain istuda, vaba koht oli vana koerakuut. No, ütleme täpsustuseks vana koerakuut, mille ma siis puruks istusin otse kaamera all, mis filmis. No, see on ka YouTube'is tegelikult olemas.
peaks olema kuskil ja on küll nendes mega naljakate koduvideode megamixis mingisuguses, mis ma olen kaameraga võtnud, mingid naljakad olukorrad. Kogu Berliini loomaaed jäi seekord vaikseks. Ei olnud kukkumist, plahvatust ega koerakuudi praksu. Marguse hääl muutus pehmeks, kui ta ütles, mul on ka üks romantiline mälestus. Vikerkaaretes jäi õhku hõljuma kuulama. Fluttershy naeratas vaikselt. Margus vaatas kujutuses tagasi jänedale. See oli ilus päikeseline suvepäev. Ta naeratas soojalt. Ja mina olin koos oma armsa hobuse, Reelikaga. Bella Ämblik liigutas rahulikult jalga. Sa räägid temast väga südamlikult. Margus noogutas. Ta oli mulle väga eriline. Kogu loomaaed kuulas vaikides. Margus jätkas. Reelikal ei olnud palju sõpru. Ta usaldas ainult 2 tallitöölist. Ja Fluttershy silmad läksid pehmeks. See tähendab, et ta tundis ennast sinu kõrval turvaliselt. Margus kirjeldas edasi. Olime kahekesi Koplis. Ta sulges hetkeks silmad, nagu näeks seda pilti jälle. Tema sõi rahulikult rohtu otse minu kõrval. Ja kuigi Kopel oli suur, ei läinud ta minust kuhugi eemale. Küürselgsälg noogutas rahulikult. Loomad tunnevad, keda nad usaldavad. Margus jätkas vaikselt. Mina olin maas, risti selili, jalad harkis, käed laiali. Ta vaatas kujutuses üles. Ja Reelika võttis rohtu otse mu pea kõrvalt. Vikerkaaretes sosistas. See on väga ilus pilt. Kogu Berliini loomaaed jäi hetkeks täiesti vaikseks, nagu keegi ei tahaks seda mälestust katkestada. Margus lõpetas vaikselt, nii me olime koos 4 tundi. Jerry vaatas liigutatult. Tom ei teinud isegi nalja seekord. Bella Ämblik ütles pehmelt. See ei olnud lihtsalt ratsahobune. Margus noogutas vaikselt. Ei, ta oli sõber. Ja kogu Berliini loomaaed tundis, et see mälestus oli midagi väga erilist. Mitte naljakas apsakas, vaid rahulik hetk, kus inimene ja loom lihtsalt usaldasid teinest täielikult. Täitsa õige. Ta oli aasta 2006 või? Ma ei tea, või oli see 1 aasta varem. Igatahes oli sel ajal ja siis me olime just tulnud Tallist kuskilt mingi kell ja siis me lihtsalt koos Reelikaga olimegi Koplis seal ja niimoodi oligi. Ja viimane lugu vist. Kogu Berliini loomaaed oli jälle valmis uueks Marguse looks, kui Margus ütles, nüüd täiesti naljakas lugu. Pakk karjus kohe. Wat väksen Ashman endad bussiseiklused. Margus hakkas jutustama. See oli üks koolipäev, nüüdseks läkanud 5 aastal. Shaun the Sheep lambad jäid kuulama. Koolipäev sai läbi ja läksime sõbraga bussile. Tom noogutas. Täiesti normaalne algus. Jerry hakkas juba ette naerma. Margus jätkas. Ootasime bussi, rääkisime igasugu juttu. Ta näitas kätega. Ja kui buss tuli, istusime kohe ette paremale poole. Kogu loomaaed jäi vaikseks. Pakk kattis näo kätega. Lagi hakkab kohe alla kukkuma. Margus naeris juba ise. Me rääkisime terve tee juttu ja siis järsku kolaks. Kogu Berliini loomaaed hüppas ehmatusest. Tom hüüdis, mis see oli? Margus vehkis kätega naerdes. Bussi laelambi kuppel kukkus mulle otse õlale. Ploks! Kogu lava plahvatas naerust. Lemmingud veeresid mööda põrandad. Shaun the Sheep lambad määgisid naerdes. Pakk kukkus toolilt maha. Margus hoidis kõhtu kinni. See oli suur pikk kuppel. Tom kujutas ette, kuidas lamp lihtsalt otsustab alla kukkuda. Jerry matkiski dramaatiliselt. Mission, rünna Margust. Margus jätkas. Ja kui bussist maha läksime, kogu loomaaed jäi ootama. Andsin selle kuplijuhile tagasi ja ütlesin, see kukkus mulle pähe. Vaikus. Ja siis, boom! Kogu Berliini loomaaed puhkes jälle kõige suuremast naerust. Pakk karjus pisarad silmis, nagu tagastaks poest katkise kauba. Tom ja Jerry hoidsid kõhtu kinni. Bella Ämblik liigutas jalgu rõõmsalt. Kate ütles rahuliku häälega. Analüüs. Isegi bussivarustus ründab Margust juhuslikult. Küürsekselg naeratas rahulikult.
aga sa oskad kõik need lood muuta millekski, mille üle inimesed saavad koos naerda. Ja kogu Berliini loomaaed kujutas nüüd ette. 2 koolipoissi bussis, suurt lampi aegluubis alla kukkumas ja väikest Margust, kes täiesti rahulikult annab bussijuhile laekupli tagasi. No võt, need lood olidki need naljakad lood. No ütleks nii, neid lugusid on veel. Ma ei ole, ei ole ka mõtet vist, et neid kõiki sinna panna, aga need olid need, mis mul meelde tuli. Et ütleme, et noorest peast koolis käies ja seigeldes sõbraga kooliteel, kooli minnes ja tagasi koolist tulles on juhtunud nii naljakaid erilisi hetki, et seda isegi ei kujuta ette, et üks päev meil lihtsalt meil oli see marmelaadituub, see Põltsamaa marmelaad, see, ma mäletan ainult ühte asja. See oli mul krae vahel bussis. Rohkem ei oska öelda, mis see naljaks lugu oli, aga suhteliselt lugusid on igasugused ja eks me siis järgmine kord jälle teile näitame, räägime ja teeme mingit head koduvideot juunis aastal 2026, aga enne seda me käime veel Benital ära ja näete ka maikuu viimastel nädalatel ja juunikuu esimesel nädalal siukseid huvitavaid koduvideo lõike, mis siis näitavad teile huvitavat asju Benitalt ja nii et jääge meiega, davai, tšau.